Ja mina olen Aljona Gorbatova ja mina töötan Tervise Arengu Instituudis nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna keskuse juhatajana. Tiitli muudatused ei jää alati meelde ja ma olen palunud täna ennast toetama Rita Kerdmani, kes töötab Viljandi haiglas ja Rita on Viljandi haigla sõltuvusravikeskuse juht. Ja Rita ma palusin siia sellepärast, et täna on Viljandi haigla üks suurima teenuse valikuga asutus, mis puudutab just nende inimeste abistamist, kes tarvitavad, kuritarvitavad narkootikume või on juba nendest sõltuvuses. Ja kui mina räägin üldiselt, millised on need teenused, mida Eesti riik rahastab, mis on suunatud narkootikumide sõltuvuses olevatele inimestele, siis Rita aitab kohe lahti mõtestada, et mis on nende teenuste puhul see kliendi või patsiendi profiil, et keda siis sellele teenusele suunata. Ja ma võib-olla alustaks sellest, et ma natukene lähen ajaloost tagasi, et miks me räägime täna sõltuvusravist, kui me räägime narkootikumidest vähemalt eraldi, miks me ei räägi sellest kui psühhiaatriast, mis ta ju tegelikult on, miks me ei räägi sellest kui sotsiaalteenustest, mille kliendid meil tarvitajad ka on. Ehk et natukene selle kurja juured on sellises nähtuses, et mida kõige paremini ehk iseloomustab see, kuidas Ameerika Ühendriikide psühhiaatrid omal ajal vaimse tervise probleeme hakkasid liigitama. Inglise keeles kõlas see mad, sad and bad. Ehk et on need, kes on hullud, on need, kes on nukrad ja on need, kes on pahad. Need on kõik sellised sildistavad, halvustavad koondnimetused, aga hullude alla liigitati siis need, kellel on kas vaimse arengu probleemid või kellel on juba hästi raske psüühikahäire isiksuse häire näol, millega kaasnevad psühhoosid, skisofreenia, bipolaarsus, piiripealne isiksus. Ja need olid need patsiendid, kellega psühhiaatria justkui ennekõike peaks tegelema ja kes täna on tegelikult ka teie kliendid, et kui inimesel juba on siis raske psüühikahäire. Nukrad olid need, kes on depressioonis, ärevushäirega, et kellest me teame, et ka need on väga rasked seisundid, aga mis omal ajal ei olnud tegelikult nii tõsiselt võetavad, ehk et need koduperenaiste probleemid nii-öelda, et mis ei olnud prioriteetsed. Ja pahadeks sildistati kõik need, kellel on samuti psüühikahäire, sõltuvus on psüühikahäire, aga kes siis keda nähti teistele kahju tekitavatena, pigem kui endale kahjusid tekitavatena. Ja kuna narkootikumid on keelatud, nende tarvitamine on keelatud, siis siit hakkaski tekkima see trend, et nendele inimestele suunatud tegevused ei ole justkui osa meie põhisüsteemidest, olgu see tervishoid või sotsiaalvaldkond, et nad peaksid olema kuskil mujal. Ja ka Eestis oli kunagi see olukord, nii paradoksaalne kui see ka ei oleks, kus mõni sõltlane sai parima võimaliku teenuse vanglas olles, sest et seal pidi lihtsalt temaga tegelema, aga tsiviilkeskkonnas ei olnud ta mitte kellegi jaoks esmane patsient. Ja siit ka, kui meie hakkasime juba Tervise Arengu Instituudis enda poolt ka neid teenuseid arendama, et me lähtusimegi sellest, et me räägime ikkagi haigusest, et see, et sellega kaasneb kriminaalne käitumine, sõltuvus ise ei ole kriminaalne, see, et sellega võib kaasneda kriminaalsus, see on täiesti omaette küsimus. Ja et siin ei ole selliseid universaalseid lahendusi, ehk et kui me räägime alkoholisõltuvusest, õlu, viin, viski, see on alkohol. Kui me räägime narkomaaniast ja narkootikumidest, meil on hästi erinevad ainete grupid, millel on erinev mõju inimestele. Kanep on üks asi, meil on kesknärvisüsteemi stimuleerivad ained, meil on opioidid, mis on depresseerivad ained ja lähtuvalt sellest, mida kui kaua inimene tarvitab, mis on tema muud probleemid, mis on tema sotsiaalne olukord, võib talle vaja olla tegelikult väga erinevaid lahendusi. Ja tagasilangus on tegelikult täiesti tavaline osa protsessist, ehk et te ise olete ka näinud nende enda klientide pealt, kellel on sõltuvus, et mingil hetkel võib neil paremini minna, nad saavad abi, nad on kained ja siis mingi elusündmuse peale, mingite asjaolude kokkusattumiselt hakkab uuesti tarvitama. Ja näiteks meie inglise kolleegid ütlevad, et 7 korda langeda tagasi on täiesti normaalne, kui sa oled juba jõudnud süstimiseni. Ehk et kui sul on see nii raske sõltuvus, et sa süstid, siis sa võid tegelikult väga mitu korda proovida pöörduda ravile, sa langed tagasi, aga see on täiesti normaalne, et sellega tuleb arvestada. Ma alustan sellisest teile tõenäoliselt väga kaugena tunduvast teenusest, mis on kahjude vähendamine, et mida teie võib-olla tunnete sellise nimetuse all nagu süstlavahetus. Ja miks ma tahan sellist paari sõnaga kiirelt siiski rääkida, on see, et tegelikult meil on hästi suur hulk inimesi,
kes kogu oma teekonda ravini alustavad just nimelt sellest teenusest. Ja see teenus on siis selline, mille eesmärgiks ei ole, et inimene loobub, vaid et on just pakkuda erinevaid toetavaid võtteid selleks, et ta suudaks oma käitumist paremini lahti mõtestada. Ja kui me tõesti nagu kunagi arvasime, et see on selline, anname süstla näiteks, kui inimene süstib, siis see on siiski nagu laiem lähenemine. Ja ma kohe lisan siis, et meil on nüüd kahjude vähendamiskeskus Narvas, et me oleme tegutsenud natuke üle 2 aasta ja tee peal sõites veel küsisin üle, et palju meil praegu nagu kliente on. Nagu kordukliente ehk mitte ühel korral lihtsalt ei ole käinud keskuses, et neid on kuskil 700-800 ja novembris saab meil aastaga, kui on tegutsenud nüüd mobiilse kahjude vähendamisbuss, et sellest ilmselt Aljona ka pärast räägib natukene. Mis ma välja tahtsin tuua, et ka eelneva kõneleja selle motivatsiooni küsimuse peale, et võtsime nüüd nagu ümarlauas teemaks, et kui palju nüüd seal töötajad peavad vaeva nägema või kui palju kulub aega selleks, et ta läheks järgmisele teenusele. Et nad tõid välja, et minimaalne aeg on 0,5 aastat. Ehk see kontakti loomine, usalduse tekkimine ja siis sellele inimesele selle usu andmise, et tegelikult sellega võib midagi peale hakata. Et üks hästi oluline nagu moment on selle kahjude vähendamises just see, et see potentsiaalselt üles leida. Eelmine aasta meie keskusesse tuli nüüd kahjude vähendamisest 24 klienti. Ja kahjude vähendamise keskus ongi siis selline koht, kus tegelikult pakutakse näiteks sotsiaalnõustamist, sealhulgas ka võlanõustamist teatud kohtades, tervisenõustamist, kogemusnõustamist. On meil kohad Eestis, kus saab riideabi ja ka mingid nagu tervishoiuteenuseid minimaalseid juba selle teenuse paketina. Ehk et võib olla, et teil on selline klient, kes on aktiivne tarvitaja ja te mitte kuidagi ei suuda talle läheneda. Aga te teate, et teie piirkonnas ja me pärast näitame, kus need kontaktandmed kõik on selline kahjude vähendamise keskus ehk ärge katke, te võite alati ühendust võtta ja öeldagi, et te ei leia mitte kuidagi kontakti inimesega, kes te teate, et näiteks süstib narkootikume, et midagi on vaja ette võtta. Ja see on nüüd see teenus, kus tõesti on inimesed, kellel on väga suur kogemus just nimelt, et kuidas leida see võti ehk et tekitada see usaldus ja nagu panna mõte inimese peasse, et võiks midagi teha teistmoodi. Ja nagu Rita ütles, et see teekond võib ajaliselt olla üsna pikk, aga selliselt on vähemalt olemas teil kõrval keegi, kes on võimeline reageerima sellistele keerulistele olukordadele, mis selle inimesega võivad toimuda. Ehk et sest kui te ise hakkate teda survestama, et sa nüüd pead kohe minema ravile, siis see võib anda vastupidise efekti. Ja need keskused tegelikult näevad välja nagu sellised tavalised täiesti sotsiaalkeskused, et nad ei ole üldse õudsad, nagu siin ajalooliselt on arvatud. Et on mingi koht, kus meil on kogunevad kriminaalid, kes siis ainult süstlaid saavad. Nii et, ja need on valdavalt küll koondunud meil täna Tallinn, Harjumaa, Ida-Virumaa, sest seal on rohkem just nagu selle profiiliga kliente, aga on ka teistes asukohtades. Ja eraldi siis on meil ka mobiilne kahjude vähendamise teenus, ehk et meil on Eestis sellist 2 erivarustusega bussi, üks teenindab siis Tallinn-Harjumaa piirkonda, teine Ida-Virumaad, aga teevad välja sõita vajadusel ka teistesse piirkondadesse. Ja miks see on oluline, et mõlemas meeskonnas on olemas ka tervishoiutöötaja. Ehk et kui jällegi te teate, et teie majas näiteks on ka selliseid inimesi, kellel võivad olla kas HIV või mõned muud haigused, me oleme võimaldanud ka seda ja kõik need teenused on täna riigi rahastatud ja nad on täiesti tasuta, et siis me kokkuleppel teeme näiteks väljasõidu. Ja seesama meeskond, kes on nagu bussi peal töötab, kogemusnõustaja, õde, et vajadusel kas siis nagu sotsiaaltöötaja või psühholoog, nad võivad sellises ka kriisiolukorras, kui teil on mitu inimest, kes vajavad koha peal abi ja kes mitte kuidagi kuhugi ise ei liigu, et nad võivad tulla kohale ja aidata teid siis koha peal. Et jällegi bussidel on oma kindel graafik, nii et see on vaja ette kokku leppida, kui on vaja selliseid väljasõite teha. Aga näiteks ka Rita meeskond on käinud meil küll nüüd mitte erihoolekande teenusel, vaid öömajades, jah? Et majutusasutustes on käinud selliseid väljasõite juba tegemas.
et tänasel päeval on siis mobiilse bussi kliente 160 oli ja Ida-Viru piirkonnas sõidab siis niimoodi, et nädalapäevadel ühel päeval on sotstöötaja peal, ühel päeval on psühholoog, ühel päeval on tervisenõustaja ja kogemusnõustajad ja ütleme, seesama autojuht kogemusnõustaja, tegelikult on nad nüüd meie keskusel lõpetanud kogemusega kained sõltlased, siis ütleme niimoodi, et inimesed, kes on selle kadalipu kõik läbi käinud ja neid usaldatakse. Ehk ka omavalitsused näiteks ongi võtnud ühendust nende inimestega, et kuulge, et meil siin niisugused kahtlased on ja nad leiavad nendega nagu väga head kontakti. Ja tööpuuduse üle ei ole nüüd kurtnud ka spetsialistid, et tegelikult organiseeritaksegi, lepitakse kokku, et järgmine nädal tuleme sellel ajal ja saavad abi kõik, kes seda vajavad ja kui seekord seda ei ole, siis leitakse lihtsalt see variant, et järgmiseks nädalaks see saaks lahendatud. Nüüd mul ei ole siin eraldi slaidil välja toodud, aga me oleme teinud koostööd ka selliselt, et täna Tervise Arengu Instituut rahastab riigieelarves ka HIV testimise teenust. Ja meil on olnud juhtumeid, kus siis sotsiaalasutuse esindaja on pöördunud ja öelnud, et meil on siin üks patsient, kellel on kas juba teadaolevalt diagnoos. Meile muidugi nimed ei ütle, et me sellist infot me ei tohi teada. Või siis on kahtlus, et tal on ja juhtumisi on nii, et tal on nagu samas asutuses ka väga palju seksuaalpartnereid. Sellised asju tekib ka. Ja siis me oleme kokku leppinud ja korraldanud koha peal vabatahtlikult kindlasti ka võimaluse inimestel teha HIV kiirtest, ehk et siis me aitame ka, kuidas motiveerida kliente sinna testile tulema. Et selleks, et inimesed ikkagi oleks oma staatusest teadlikud ja siis ka teil oleks võimalik nagu paremini teha koostööd näiteks ka nakkusarstidega, et juhul, kui teil on sellised kliendid, keda on vaja juhendada ka, et ta ikka kenasti ka nakkushaiguste ravil oleks. Nii et neid koostöövõimalusi siinkohal on mitmeid. Ja veel üks teenus, mis ei ole otseselt raviteenus, on meil naloksooni programm. Ja naloksoon on siis selline ravi, mida kasutatakse vastumeetmena opioidide üledoosi korral. Ja meie siis korraldame, rahastame ja meie head partnerid, sealhulgas Viljandi haigla, pakuvad siis nõustamisi, mille raames inimesi õpetatakse, kuidas seda ravimit kasutada ja see ravim neile ka väljastatakse. See on täiesti ohutu, see on kiire kasutada. Ja jällegi, kui teie asutuses te teate, et teil on selliseid kliente, kes opioide tarvitavad, need on heroiin, mida Eestis praegu praktiliselt ei ole, või fentanüül, mida meil vahepeal oli väga palju, nüüd on vähem, ehk et kes võivad näiteks ka teie juures olles tarvitada, et kahjuks ka seda juhtub, et me oleme seda näinud ja te tahate olla kindlad, eriti kui teie asutus asub natukene kaugemal kiirabi asukohast, et võtab veidi rohkem aega, et sinna kiirabi jõuab, siis on võimalus, et te kas oma personali või siis ka oma kliendid koolitate, et nad saaks üksteist aidata. Ja nimelt, et siis teil on see ravim olemas ja kui te näete, et on ületus, te saate ise juba inimest kiirabi saabumiseni abistada ja nagu selliselt vältida, et see üledoos siis lõpeb surmaga. Ja jällegi, et kui te arvate, et teil on selliseid kliente, te tunneksite ennast kindlamini, kui keegi teie meeskonnast oskaks nagu seda ravimit kasutada ja seda omaks, siis kontaktid on meil kodulehel olemas, näitame neid, tulevad välja kas Viljandi haigla, Ida-Viru Keskhaigla või mõne muu meeskonna spetsialistid, õpetavad ja vajadusel nad saavad teid ka juhendada, kui teil tekib edaspidi küsimusi. Meil on siis 3 selle ravimi vormi, kõige lihtsam on ninasprei, et tõepoolest, et kui te ei ole ise meditsiinitöötajas, võib-olla te veidi pelgate nagu süstlat kasutada, et ravimit süstida, aga ninasprei on siuke lihtne asi, et saate üledoosiga inimesele seda ninna lihtsalt pihustada ja kui juhuslikult läheb veidi palju, siis on selles mõttes hea ravim, et on täiesti ohutu, et mitte midagi ei juhtu, et see mõjub ainult siis, kui inimese organismis on opioidid. Et meil selle üle ainult suur rõõm, sest nii nagu on ka eelnevalt juttu olnud, et tagasilangus selle haiguse puhul on täiesti normaalne, et siis kõik kliendid, kes käivad meil ravil, tegelikult selle koolituse läbivad ja meie keskusest lahkudes neil ka see sprei kaasas on. Et ja kasutada, praegu olen viimastel aegadel oli 5-6 inimest, kes ise kained ütlesid, et sõbrad või tuttavad, et tegelikult on nad elusid päästnud ja on väga rahul olnud sellega.
Ja kokku me oleme Eestis täna juba üle 2000 inimese koolitanud, kes ei ole siis meditsiinitöötajad, kes saavad seda kasutada. Ja kui me vaatame surmade statistikat, siis kui 2017 aastal meil oli 110 surma narkootikumide üledooside tõttu, nimelt mitte üldse seotud narkootikumidega, vaid üledooside tõttu, siis eelmine aasta oli neid alla 40. Et see ei ole kindlasti ainult nagu selle sekkumise teene, aga see aitas oluliselt kaasa, et on võimalik hästi kiiresti inimestel reageerida, kui nende keskuses, nende sõpruskonnas, kui tegemist on siis nagu tarvitajatega, on see abistamise kohene võimalus olemas. Aga nüüd me jõuame ravini, mis on siis see teema, mis teid kõige rohkem huvitab, ma arvan. Ja kui me räägime narkomaania ravist, siis narkomaania ravis on väga mitmeid erinevaid eesmärke. Et tihti arvatakse, et ravi eesmärk on see, et inimene peab narkootikumidest loobuma, ehk et ta läheb ravile, saab kas siis mingit tablettravi peale, et mis viib selleni, et enam ei tarvita, et see on ainult üks võimalik eesmärk. Teine eesmärk on ka järk-järguline lõpetamine, ehk et siiski see, et inimene soovib loobuda, aga see protsess on pikem, see ei saa toimuda nädala või kuu jooksul või isegi mitte aasta jooksul, aga see eesmärk on selgelt kokku lepitud spetsialistidel kliendiga, et ma tahan loobuda, lihtsalt ma ei ole võimeline tegema seda kiiresti. On olemas ka võõrutusnähtude leevendamine, ehk et see on see, et sõltuvusest või tarvitamisest loobumine ei ole sel hetkel eesmärk, aga see tervislik seisund on nii halb, et sellele otsitakse leevendust. Ja veel üks eesmärk on siis sõltuvusega toimetulemine olukorras, kus täielikult loobuda ei olegi võimalik. Et me oleme näinud nii siin Eestis kui ka maailma praktikas ka selliseid inimesi, kes nad ei ole lihtsalt võimelised ühel või teisel põhjusel. Ja siis ravi eesmärk ongi tegelikult saada see terviseseisund ja toimetulek kontrolli alla, et ta suudaks sellega elada nii, et ta nagu tekitab endale ikkagi võimalikult vähe nagu tervisekahjusid. Ja need teenused, mida me siin Eestis ka arendame, rahastame, ongi suunatud väga erinevate eesmärkidega inimestele. Ja see, et mis on siis see konkreetne eesmärk, sõltub ühelt poolt, me siin juba rääkisime motivatsioonist, ehk et tema valmisolekust, et kas ta näiteks nagu tuleb juba, et ma tahan ja siis me hindame, et millise aja jooksul see võimalik on, arvestades kõiki asjaolusid, või ta ei tahagi üldse, see ongi kohtusüsteemi poolt talle peale surutud, et ja tema füüsiline ja vaimne tervis, mida ta tarvitab, kui kaua ta on tarvitanud, kas tal on muud psüühikahäired, mis on tema sotsiaalne olukord, kas tal on see turvavõrgustik või on ta keskkond nii ebaturvaline, et kui ta nagu ravi lõpetab, läheb nagu tagasi, see on suhteliselt selge, et ta langeb nagu samasse lõksu tagasi. Ja siin ongi see hästi keeruline roll nüüd teenuse osutajatel, kelle poole inimene esimesena pöördub, et hinnata seda seisundit ja jõudagi selle esmase järelduseni, et milline teenus oleks talle kõige sobivam. See võib muutuda, et ta läheb ühele teenusele, siis avastatakse, et tegelikult see ei sobi, aga just see esmane hindamine, mis Eestis täna tegelikult on ehk üks kõige nõrgemaid lülisid tegelikult. Et kui see meil toimiks paremini, siis me suudaks inimesed varem suunata sellele teenusele, mis tal on sobivam. Ehk et ka üks väljakutse, mis meie teenuse osutajatel ongi see, et kui inimene ise leiab näiteks selle ühe konkreetse keskuse, ta ei tea, mida see teenus täpselt endast nagu kujutab, aga õudselt tahaks kuskil olla, siis ongi see konflikt, et miks te mind ei ravi, et inimene ei saa aru, et sõltuvusravi ja sõltuvusravi võivad olla väga erinevad oma olemuselt. Et kui me nüüd võtame eelmist aastat ja keskuse numbreid, siis oli 208 ravilugu ja siin nüüd ongi see, et see hindamine kui selline, võtsime välja 65 persooni, nendest oli siis nagu isiksushäirega, psüühikahäire. Diagnoositud neist oli 10. Ülejäänute puhul kooskõlastades psühhiaatriga oli aru saada, et miskit nagu viga on, aga et ei ole meie keskus ka nagu selle diagnostika tegemise koht, kus nüüd kindlaks teha, millega siin täpselt on. Et see on nüüd see tühi auk, millega tuleb tegeleda ja mõelda, kuidas seda nagu mõistlik ja võimalik teha on. Natuke hiljem siis nendest juhtudest, kes meil on olnud, siis ma saan rääkida juurde.
Nüüd Eestis pakutavad sõltuvusraviteenused täiskasvanutele on siis ambulatoorne ravi ja see on meil Eestis ennekõike opioidsõltuvuse asendusravi, räägin täpsemalt nendest kõikidest koos Ritaga. On statsionaarne lühiajaline võõrutusravi, on pikaajaline statsionaarne ravi ja on siis ambulatoorsed nõustamisteenused ja järelravi. Et tegelikult, nagu te teate, kõik psühhiaatrid Eestis peaksid olema pädevad selleks, et ravida sõltuvust. Reaalsus, nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, on see, et meil on tekkinud ajalooliselt see selektsioon, et osad asutused spetsialiseeruvad ühele, teised teisele ja nii meil ongi juhtunud, et meil tegelikult suurte haiglate seas ei olegi nii palju asutusi, et kes tegelikult täna aktiivselt töötavad just nimelt sõltuvushäirega. Ja kui inimene, kellel näiteks kanepisõltuvus pöördub mõnda kohta psühhiaatrilisele vastuvõtule, siis ta võib täiesti saada vastuseks, et ei, et me ei oska sind aidata siin, kuigi tegemist on psühhiaatrilise teenusega. Ja seetõttu ka meie siis oleme riigi poolt täiendavalt välja arendanud teenuseid, mida kohati pakuvad ka sellised väiksemad tervishoiuteenuse osutajad, kes ei kuulu meil haiglavõrku. Et opioidsõltuvuse asendusravi, et võib-olla keegi teist tunneb seda hoopis metadonravi nime all, et nagu seda lihtsustatud nimetatakse, on siis täna Eestis ehk kõige kergemini kättesaadav teenus. Seda saab meil aastas ligi 1000 inimest, kellel on sõltuvus opioididest ja see peab olema just sõltuvus, mitte lihtsalt tarvitamine. Ja opioidid, nagu ma mainisid, on siis eeskätt fentanüül siin Eestis, vanasti olid heroiin, võib-olla millalgi uuesti on ja tegelikult opioidsõltuvus võib tekkida ka opioidsete valuvaigistite kuritarvitamisel. Ehk et näiteks kui arst kirjutab välja tramadooli, siis morfiinipõhiseid ravimeid, mida näiteks onkoloogilistele patsientidele valuravis määratakse. Meil on ka fentanüül ravimine on täiesti olemas Eestis, et neid juhtumeid on küll väga vähe, õnneks, et kus just nagu ravimeid kuritarvitatakse, aga ka neid on ja siis ka nendele inimestele tegelikult nagu sobib selline ravi. Ja Eestis täna riik rahastab otseselt kontrollitavat asendusravi, mis tähendab seda, et ambulatoorselt inimene siis alguses iga päev tuleb ravikeskusesse selleks, et saada ravim ja sellega kaasneb psühhosotsiaalne toetus ja siis ravi edenedes juba hinnatakse, et kas ta peab igapäevaselt käima või talle võib mitmeks päevaks kaasa anda, näiteks ta peab tööl, et mitte pärssida siis tööl käimist ja resotsialiseerumist. Et nagu ma mainisin, sõltuvuse puhul ravi alati koosneb nii farmakoloogilisest poolest ehk tablettravist kui ka psühhosotsiaalsest poolest, ehk et see on meil teiega ühine. Et on hästi palju selliseid sekkumisi, mida teie teete, mida tehakse ka sõltuvusravis, et lihtsalt siin on hästi jõuliselt juures ka see tervishoiu komponent, et mida teie oma asutustes nagu täna nagu selliselt ei paku. Ja sellel teenusel on selline nagu vastandlik maine tekkinud ajalooliselt ja nimelt sellepärast, et need ravimid, mida kasutatakse ravis, on oma olemuselt ka opioidsed ained, ehk et nad on ka narkootilised ained. Ehk et siis nagu küsitakse, et kuidas on võimalik, et sõltuvust ravitakse ravimitega, mis on oma olemuselt enam-vähem sama aine, et millest inimene sõltuvuses on. Aga sellepärast selle koondnimetus ongi asendusravi. Ehk et see aine, mida inimene hangib illegaalselt, asendatakse sarnase, kuid mitte päris sama toimega ravimiga, mille abil siis tema tervise seisund stabiliseeritakse selliselt, et tal kaoks ära see vajadus pidevalt hankida midagi juurde, vaid tal on stabiilne raviannus, mis võimaldab tal täiesti adekvaatselt käituda, adekvaatselt meie mõistes nii-öelda sinne Harju keskmine normaalne siis, et ma ei teagi, mis see õieti on, aga ta on võimeline tööl käima, ta saab oma nagu pereülesannetega hakkama, inimesed käivad koolis, aga nagu nii mõnegi teise kroonilise haiguse puhul, diabeet näiteks või kõrge vererõhk, on tal vaja seda ravimit selleks, et hoida seda stabiilset terviseseisundit. Ja hästi oluline on, et siis on ka toetavalt on sotsiaalnõustamine, psühholoogiline nõustamine ja ka kogemusnõustamine. Ja me väga loodame, et Eestis edaspidi saab riigi kulul seda ravi ka teiste ravimitega, et kuna me näeme, et meil on täna need patsiendigrupid hästi erinevad ja eriti kui me räägime, et on ka muu kaasuv psüühikahäire, siis see ravimite kombinatsioon, et kui ta võtab ka antipsühhootikume, et seal peab olema rohkem valikuid, nagu ravimite valikuid, et need nagu sobivad skeemid leida.
et omalt poolt võin öelda seda, et me küll ei paku ise asendusraviteenust, aga mina näen väga selgelt seda, et see on üks ülemineku komponent siis, kui inimene tahab lõpetada või me teame, kui palju kriminaalset käitumist on sõltlastel. Ja eelmine aasta oli 36 klienti tegelikult metadoonist, et seal nad saavad seda hingamisruumi, ta ei sisusta oma aega ainult sellega, et kus ma selle järgmise doosi kätte saan, eks ju. Selleks ma pean minema tõenäoliselt petma, varastama, et see annab neile selle otsustamise aja, et mis ma nüüd oma elukesega edasi teen. Ja tegelikult nende pöördujate niisugused ravitulemused, ma võin täna öelda, on väga head. Jah, me oleme näinud üsna palju patsiente, kes pelgavad alguses minna asendusravile, ehk et nad kardavad ka sellest ravimist jääda sõltuvusse, sest see on tihti hästi pikk protsess. Ja oleme näinud patsiente, kes mingil hetkel tunnevad, et nad ei taha enam sellel ravil olla, et tahavad liikuda edasi, näiteks võõrutusravile või rehabilitatsioonile, mis on väga okei. Aga kes nagu tagasi vaadates ütlevad, et kui mul seda asendusravi vahepeal ei oleks olnud, siis ma tõenäoliselt oleksin juba surnud, sest ma oleksin jätkanud tarvitamist ja mul ei oleks tekkinud seda võimalust nüüd kainelt mõelda, et mida ma nagu tegelikult pikemas perspektiivis tahan elust saada. Et siin slaidil on põhjalikumalt infot selle kohta, et see jääb teile, et te saate vaadata. Ja kui asendusravi puhul on 2 sellist alamsuunda, et üks on ikkagi see, et üle pikema aja inimene võõrutub ja on ka selliseid patsiente, kes on niinimetatud säilitusravil, et ka naljakas nagu sõna, et meie valdkonnas on palju huvitavaid sõnu ajalooliselt, et mida tuleb ajas muuta. Ja see on siis selline ravi, et kus tõesti inimene võib olla 10 aastat isegi kauem, et kõige pikema ravistaažiga patsient täna Eestis on 8 aastat, aga mujal maailmas me oleme näinud ka 20 aastat inimene on ravil, ehk et täpselt nagu ma ütlesin, nagu iga muud kroonilise haigusega, mis vajab igapäevast ravimi manustamist, et on ka see ravi täiesti võimalik pikema perioodi jooksul. Siis järgmine teenus on statsionaarne lühiajaline võõrutusravi. Ja statsionaarne võõrutusravi on just suunatud sellele, et narkootiliste ainete tarvitamine kas siis koheselt või järk-järguliselt lõpetada ning leevendada sellega kaasnevaid võõrutusnähtusid. Et need teist, kes on näinud võõrutusnähtudega tarvitajat, see on väga-väga valus, see on väga kurnav organismile, see on selline seisund, et kui keegi ütleb, et ma suudan ise, panen ennast luku taha ja suudan ise, siis ärge uskuge elu sees, et inimene vajab ikkagi tervishoiutöötajate toetust, sest et selle protsessi käigus tekivad erinevad tüsistused, et mida on vaja leevendada. Lihaskrampidest südamehäireteni, eriti kui inimene on hästi pikalt ja hästi suurtes annustes tarvitanud. Meil on Eestis täna 2 asutust, kes riigi rahastamisel pakuvad seda teenust, Tallinnas Wismari haigla ja siis Viljandi haigla. Ja see on keskmiselt selline 3-4 nädalat on see programm ja siis Rita saabki rääkida nüüd täpsemalt, et kes nagu sinna tulevad või suunata. Keskmine ravijuht oli 21 päeva, võtsime statistiliselt välja, et jah, see sihtgrupp on nüüd, et kui me räägiks natukene nagu psüühikahäirest ehk teie sihtgrupist, siis tegelikult ei ole üldse harv see klient, kes tuleb uksest sisse ja me tegelikult ei saa aru, et kas tema selline seisund ja käitumine on tingitud tarvitamisest või on seal mingi isiksushäire või psüühikahäire. Et see 3-4 nädalat tegelikult meile nüüd selle pildi enam-vähem kätte ka annab. Kuna see teenus on ka vabatahtlik, ehk inimene ise on tegelikult teinud selle otsuse, tihtipeale ei ole ta väga adekvaatne. Tihti tuleb sinna see patsient, klient, kes tegelikult, et kui me räägime veel nooremapoolsetest, et tegelikult omakesed käskisid või
ütleme see nii, nagu Aljona ennemgi ütles, et ta on käinud psühhiaatri juures oma kanepisõltuvusega ja tegelikult sealt ei osata talle abi anda, et minge sinna, et tulevad meie juurde. Enamus neist, kellel on nüüd kas siis mitu diagnoosi, nad ei lõpeta, nad katkestavad, aga on ka neid, kes on tegelikult sealt edasi ka läinud. Mul lihtsalt tuleb praegu kohe silme ette üks kanepi tarvitatud poiss, kes oli psühhiaatriakliinikus ravil ja me jäimegi seda palli nagu viskama, sest psühhiaater ütleb, et see on tingitud kanepi suitsetamisest. Meie hoiame ta 2 nädalat ära ja tegelikult seisund ei muutu. Ehk siis meie ütleme, et tegelikult see ei ole tarvitamisega seotud. Kui palju teil selliseid kliente nagu on, oskate te öelda praegu juba oma klientuurist, kellel on narkootikumide tarvitamine probleemiks? Ikka väga vähe, jah? Okei. No siis, kui midagi on, küsige kohe. Et nii nagu me ütlesime, et üks osa sõltuvusest on tagasilangus ja üle poolte, kes tulevad, tegelikult katkestavad selle võõrutusravi, aga me suhtume sellesse väga hästi, sest tegelikult on ta selle esimese sammu teinud. Kas see motivatsioon on nüüd tema enda oma või kellegi lähedaste, et ta näeb, mis keskkonnas seda tehakse, kuidas seda tehakse, kuidas see suhtumine on. Ja ma arvan, et me oleme seda päris hästi teinud, sest kuskil 85% pöörduvad uuesti. Et see tähendab, et nii nagu Aljona ütles, et kui me räägime opioidisõltlasest, et ta võib-olla 7 korda langebki tagasi, aga ta teab, kus see väljapääs on. Ja üks kõige olulisematest asjadest enda sõltuvuste puhul on see, et inimesed julgevad abi küsida, kas see on alkoholsõltuvus või see on uimastisõltuvus. Et kui me selle sildistamise saaks nagu ühiskonnas väiksemaks ja me olekski neile toeks selle teekonna juures, et siis on nagu suur asi tehtud. Oluline on see, et statsionaalsed teenused ei ole elukohapõhised, ehk et kõik need teenused, mida riik rahastab, sõltumata elukohast võib sinna pöörduda. Kui inimene elab Kilingi-Nõmmel, võib ta ikka Viljandi haiglasse pöörduda. See võõrutusravi teenus ei ole ainespetsiifiline, et see võib olla mis iganes narkootiline aine, aga oluline on just, et on diagnoositud sõltuvus, et mitte, et ta ei ole siin mõned korrad tarvitanud, et eeskätt selliste noorte vanemad, et kui nad saavad teada, et noor on midagi tarvitanud, tahavad ta kohe ravile panna, et aga nii nagu teie siin rääkisite, tihti piisab toetavatest teenustest, et siis statsionaalsele teenusele ikkagi ainult see, kellel on sõltuvus diagnoositud ja vabatahtlik, et mis on hästi oluline jällegi, et kõik need teenused, mida meie rahastame, on vabatahtlikud ja hästi palju sõltub inimese enda motivatsioonist. Kui me räägime lühiajalisest võõrutusravist, siis tegelikult see on tõhus siis, kui sellele järgneb ambulatoorne toetav teenus. Ehk et see aeg on nii lühikene, et isegi kui inimene saab füüsiliselt, nagu öeldakse, puhas, et ma olen puhas, et ta saab kaineks, et selleks, et seda seisundit hoida, on vaja tuge. Et sellest me räägime ka, et meil on ka siin mõned teenused nagu täna Eesti riigis õnneks olemas. Ja siis on meil ka see teenus, mida me oleme nimetanud meditsiiniline rehabilitatsioon ajalooliselt, et selleks, et eristada seda sellest rehabilitatsioonist, mida hoolekandesüsteem pakub, aga mis on oma olemuselt mitte farmakoloogiline ravi, et lihtsalt seal on ka see tugev psühhosotsiaalne komponent juures. Ja siin on täna riigi partneriks Viljandi haigla, ehk et see oligi esimene teenus, mida riik hakkas Viljandi haiglalt ostma. Ja see on tõesti selline teenus, mis on suunatud kõige raskema seisundiga patsientidele. Alguses need olid need inimesed, kes olid meil 10-15 aastat narkootikume süstinud, eriti naistel olid meil väga keerulised lood. Ja eesmärk on mitte üksnes nagu see füüsiline seisund, kas nüüd taastada või tekitada üldse, et mõnel ei olegi kunagi olnud head füüsilist tervist, aga ka see püsiv eluviisi muutus, ehk et see on selline teenus, et kus siis alguses on rõhuasetus tervishoiu poolel, aga mida kaugemale teenuse osutamine edeneb, seda rohkem on just sellised psühhosotsiaalseid võtteid, et alustades selle samast motiveerivast intervjueerimisest, kuni ka miljööteraapilise keskkonnani välja, et inimene õpiks ikkagi, kui ta sealt keskusest lahkub, et kuidas ta peab elama, et jällegi on hästi tugev ühisosa meil 2 süsteemi vahel, et mida me oleme üritanud siis selle teenuse puhul integreerida.
ja võib kesta kuni 9 kuud, aga siin on erinevad programmid, et siin nüüd on oluline, et mis ainest inimene on sõltuvuses. Ainest ja kindlasti programmi pikkus ka sotsiaalsest pildist. Et kui me alustasime aastal 2012, siis tegelikult meie põhiline klient oli opioidisõltlane, fentanüülisõltlane, pikalt tarvitanud ja arvestades selle aja niisuguseid statistilisi numbreid, me mõtlesime, et ega siis meie töö ei saa selle sihtgrupiga otsa mitte kunagi. Kahjuks täna ma pean ütlema, et paari aasta jooksul on see pilt hästi palju muutunud, et ühelt poolt ongi see, et fentanüül on väga defitsiidis sõltlaste hulgas. See on toonud tegelikult pildi, kus on väga palju segatarvitamist, aga okei, sellest ma isegi rääkima ei hakka, et ma räägin natukene teenuste sisust. Meil aega nii palju ka pole, et ma lappama saaks lasta, eks ole. Et siin nagu viimane punkt ütleb, et on eraldi programmid kanepist. Panime kokku niisuguse 6-ajalise kanepi programmi, aga siin ka nüüd rõhk sõnal, ta peab olema sõltlane. Et me ei võta statsionaarsele ravile neid, kes on nädalavahetusel popsutanud või kelle puhul tõesti need vanemad arvavad, et ta on leidnud tal midagi. Inimene peab ikka olema endale tunnistanud, et tegelikult ma olen kanepisõltlane. Neid ei ole olnud palju, 4-5, ma ei oska praegu rohkem öelda, et mis on edasi saanud, tuleb jälgida ja kuulata ja vaadata. Ja kui ma rääkisin opioidisõltlastest, siis nende puhul saigi tegelikult siis välja töötatud koos Tervise Arengu Instituudiga see pikk 9-kuune programm, mis ongi nii, et see algus on see võõrutusravi, et sa saad füüsiliselt korda ja sealt me lähme siis edasi sellele psühhosotsiaalsele pildile. Väga-väga suur roll on siin psühholoogi tööl, sest selle aja jooksul lihtsalt neid probleeme, millega tegeleda on nii palju ja kuna sinna sõltuvuse rehabilitatsioonile on jõudnud ikkagi inimene, kes on nüüd väga hästi motiveeritud, ütlen mina ikkagi, et sel inimesel on nagu põhi ette tulnud, eks ole. Et see võtab inimeselt erinevalt aega, üks jõuab põhja kiiremini, teine aeglasemalt, aga ikkagi suhteliselt pikk on see kadalipp, mis on läbi käidud ja kust nüüd tuleb tagasi tulla. Meie esmane eesmärk, kui me alustasime nendel esimestel aastatel, oli ikkagi nii, et enamus sellest sihtgrupist võiks olla need, kes lähevad tavaühiskonda tagasi ja elavad tavalist elu, on maksumaksjad, kuna riik on nende ravi eest panustanud piisavalt palju, et nüüd peaks nagu tagasi ka tulema. Tänaseks on pilt selline, et tegelikult tuleb nagu eristada ja vaadata, mida on mõtet teha ja sellepärast me natuke neid programme ka muutsime, et on alles seesama 9-kuune pikk programm, kus lihtsalt hästi lühidalt öeldes, et see aeg, kui nad on seal keskuses, on ühtepidi hästi palju reegleid. Tegelikult ei saa telefoni kasutada, kui ainult teatud kellaaegadel peale 1 kuud, teisel kuul, korra nädalas pool tundi. Sul saavad külalised käia ainult kord kuus 3 tundi. Et seal on hästi palju niisuguseid piiranguid, millega siis see klient ise peab olema nõus. Aga need on kõik vajalikud selleks tõesti, et ümber hinnata, anda uusi oskusi, uuesti väärtustada või meelde tuletada neid väärtusi, mis on sul selle jaoks olemas. Et üks lihtsalt hea näide ka see, et meil on üks osa tööteraapiast, et kusjuures väga tihti on 40-45-aastased inimesed, kes ütlevad, ma pole päevagi elus töötanud, et tal kas või tekiks ka see tööharjumus, oskus olla kollektiivi liige, vastutada ja teha nii edasi. Ma võin ju sellest väga pikalt rääkida. Siit tuli ennem küsimus, et kui olid selle edulood, et kas alkosõltluste puhul on, ma kohe tõmbasin paralleele, et kas meil on, kui me räägime isiksushäiretest, tean ma 2 klienti, aga vot selle psüühikahäire ja isiksushäire ja madala intellektuaalse võimekuse puhul
me kasutame lühikest programmi, mis on maksimaalselt 5 kuud, sest 4. kuu on hästi selline, kus enam näiteks viimane poiss, kes ära läks, ütleb, et Rita, ma ei jõua enam korralik olla, ma lihtsalt ei jaksa enam, aga püsib praegu kaine ja aastas 2-3 juhtu on. Kui me räägime madalast intellektuaalsest võimekusest, siis me seda programmi lihtsalt, kui on ette nähtud see tund 45 minutit, me teeme ta pooleks, ta ei suuda omastada või et kui on täiskasvanu puhul ka seda tähelepanuhäiret, ta lihtsalt seda 45 minutit ei pea vastu, siis tuleb selle ühe kohtumise asemel teha lihtsalt mitu kohtumist. Et mida ma ise olen tähendanud, et kui on nüüd madala vaimse võimekusega inimene, aga tal tugisüsteem on olemas, ehk ta tuleb näiteks läbi tugiisiku või läbi organisatsiooni, me teeme oma töö ära ja anname ta sinna tagasi, siis tal on väga head šansid jääda kaineks. Ehk ta saab võib-olla oma mingid psühhiaatri poolt määratud ravimeid edasi, sest kui me räägime ikkagi isiksushäire puhul, siis võib-olla mõni peab keeluaeg võtma neid ravimeid, aga reeglina üksi nad toime ei tule. Et siin on jälle nüüd see meie arengu koht vaja mõelda, et kuidas me saame luua tugistruktuuri nüüd natuke teistsugustele inimestele, et meil on väga hea tugistruktuur nendele, kellega on nagu kõik hästi, eks ju. Ja, et kui me räägime raviteenustest, ma mainiks ära ka selle, et nüüd psühhiaatriliste patsientide päevaravi, ehk et need, kellel on siis sõltuvus ja muu psüühikahäire diagnoos, selliste suunatuna riigi poolt on tegelikult ainult üks keskustena, mis on siis Põhja-Eesti regionaalhaigla baasil Tallinnas tegutsev päevaravikeskus, tuntud ka kui 6. osakond, kus siis tõepoolest on päevaprogramm nendele inimestele, kellel on sõltuvus näiteks kanepist või siis kesknärvisüsteemi stimuleerivatest ainetest ja muu häire, mis on valdavalt jällegi isiksuse häire. Aga teiste psühhiaatriakliinikute juures meil täna selliseid võimalusi ei ole, et Pärnu haigla ka omalt poolt nagu midagi on pakkunud, aga teistes piirkondades ei ole ja see, kui me vaatame sõltuvusega inimesi, on meie vaatenurgas ka praegu kõige suurem probleem, ehk et meil iga süsteem midagi teeb nende jaoks, aga kui inimesel on kõike korraga vaja, siis see vajadus on täiesti rahuldamata. Sest et kui me nüüd edasi liigume, et ma korra mainin siis ära, et ka noorukitele teenused, et erihoolekandesüsteemis on väljaarendamisel kinniste lasteasutuste teenus, ehk et kuna nagu laste puhul see vaba tahte piir on oluliselt tundlikum teema, et tervishoiu valdkonnas on vabatahtlikud teenused, et üks selline teenus on siis Ida-Viru Keskhaigla baasil arendatud raviüksus, mida nimetatakse Turujõe noortekodu, et see nimetus ei oleks sõltuvusravikeskusesse ma lähen või noortekodusse, noore jaoks on ikka suur vahe, et mida ta oma sõpradele ütleb. Et kui küsitakse, et aga tegemist on siis vabatahtliku tervishoiuteenusega ja siin on ka kui erihoolekandesüsteemiga hästi tugev kokkupuute koht, et kui näiteks tuleb noor teenusele vabatahtlikult, selgub mingil hetkel, et ta ei soovi seal enam olla, aga tema seisund on selline, et ta vajaks nagu seda abi, ehk et kuidas need üleminekud ühest süsteemist teise tagada, aga nagu vabatahtliku teenusena selline võimalus on täna Eestis ka täiesti olemas. Ja see on jällegi, kellel on sõltuvus narkootikumidest. Nii, see näeb välja selline lihtsalt, et kui ma üritasin siia pilte ka igale poole panna, et sõltlastele suunatud teenused on täiesti tavalised ilusad teenused, et neid vanu stereotüüpe veidi lõhkuda. Nad on ise ka ilusad. Nad on ise ka ilusad ja et ma pean nagu tunnistama väikse pinlikkusega, et meil nii mõnigi töötaja on rehabilitatsioonikeskusesse minnes nagu silmad suureks ajanud ja imestanud, et miks nii palju ilusaid inimesi ühes kohas. Aga nii see on, et kui ikkagi inimesel on võimalus oma tervist parandada ja see oma maksimaalne võimalik tervis saavutada, siis ta ikkagi läheb õitsele. No nagu vanahärra ütles, 62-aastaselt ma näen parem välja ja tunnen ennast paremini kui 40, et nii käib meie omade kohta sama. Nii.
aga see nüüd tugivõrgustik, et millest Rita juba rääkis, mis on vajalik nendele inimestele, kes on statsionaarse teenuse läbinud ja mida meie täna siis läbi oma partnerite pakume ennekõike nendele, et kellel on just nimelt sõltuvusprobleem, et mitte siis ka psüühikahäire probleem, on siis tagasilanguse ennetamisele suunatud teenused ja tugiteenused. Et nende eesmärk ongi siis kinnistada see tulemus, mis on juba saavutatud, et inimene ei langeks tagasi, kui tal mingi kriisiolukord tekib, ja toetada teda tema erinevates eluolukordades. Järelteenus, et mis siis järgneb sellisele pikaajalisele kas statsionaarsele või ambulatoorsele ravile, aga ka kui inimene vabaneb kinnipidamisasutusest, on siis meil koosnev sotsiaalnõustamisest, sealhulgas ka juhtumi korraldamine, psühholoogiline ja kogemusnõustamine ning eneseabigrupid. Et alati ka küsitakse, et kuidas siis teie töö tulemuslikkus on, et tänase seisuga on meil lõpetanud keskuse siis nende aastate jooksul 170 inimest ja sellel järelteenusel oli 110 inimest minu viimastel andmetel. Seal küll on osa, kes on tulnud kinnipidamisasutustest, kes on iseseisvalt näiteks lõpetanud metadooni tarvitamise ja üks osa on ka katkestajaid, kes vahest mõni ütleb, et ma nii nagu ka minu meelest kas vanahärra ütles, et ma näitan sulle, ma kiusu pärast jään kaineks. Jumal, palun väga, ole nii, mida kiuslikum sa oled ja mida kauem sa kaine oled, seda rõõmsam mina olen. Ja ütleme, see rühm nüüd töötab väga hästi või see teenus, aga ellu me kutsusime ka ta koos Tervise Arengu Instituudiga, kuna me seda rehabilitatsiooni pikka tegime ja edasi anda lüli ei ole. Edasi lüli ei ole ehk tugistruktuuri, kes tema elukaha järgselt oskaks teda aidata. Siis me piloteerisime natuke iseseisvalt ja siis juba Tai pani käe alla ja täna see toimib suurepäraselt. See on seltskond inimesi, kes tegelikult saab aru, millest nad räägivad, neil on ühesugused probleemid ja kui me nüüd räägime ka siis tõesti see isiksuse häirega klientide sihtgrupist, kindlasti on see hästi ja nendele ei tule seda perioodi, ma arvan, et tal seda abi enam vaja ei ole. Et kui me nüüd enda tänaste patsientide puhul võtame ja hoiame neid vaateväljas kuskil 2 aastat, et kui ta on nüüd 2 aastat olnud kaine, siis südamerahuga ta võib minna järgmisele eluetapile ja kui tal tekib vajadus, siis ta pöördub, aga niisugust regulaarset käimist koos nüüd 9 kuud siis statsi ütleme või 5-6 statsi ja kuni 2 aastat ta võiks olla, siis on meil südarahu, siis isiksushäire puhul kindlasti peaks olema see palju pikem periood. Täna on see teenus meil Tallinn, Harjumaa, Ida-Virumaa, jõudumööda me seda arendame, kuna statsionaarsele teenusele pöörduvad inimesed üle Eesti ehk et me peame leidma ka võimaluse neil pärast kodu lähedalt saada seda tuge, et täna seda üle-eestiliselt veel ei ole. Aga eks me siin kõik riigiasutused lähtume sellest, mis võimalused meil reaalselt on. Alguses ka vajadust ei olnud, ütleme nüüd viimaste aastatega võib rõõmuga võin öelda, et on väga palju tulnud ravile ka eestlasi ja eri Eesti paikadest, Valga, Pärnu, Kesk-Eesti, Tartu ja eks mida rohkem neid tekib, siis ilmselt tekib ka neid kogukondi, kes hakkavad tegelikult toetama üksteist. Me oleme välja töötanud ka sellise tugiisiku teenuse, mida me programmi nimetusena SÜTIK nimetame. See on tegelikult tugiisikute enda poolt programmile pandud nimi, et teenus on tugiisiku teenus. Aga kuna selle väljatöötamise ajendiks oli politsei vajadus, et karistamise asemel inimesi suunata teenusele, ja Eestis on küll tugiisiku teenused olemas juba päris pikalt, aga just sellele sihtrühmale need kuidagi ei sobinud. Ja siis me eeskätt selleks, et meil ka need suunamismehhanismid oleksid karistussüsteemist, tsiviilsüsteemi töötasime välja, võttes aluseks ühe väga efektiivse USA programmi, siis ka Eestis sellise teenuse. Ja selle eesmärk on tõesti, et pakkuda alternatiivi siis karistusele ja tugiisiku ülesandeks on siis aidata see inimene ka muudele teda abistavatele teenustele, aga pöörduda sinna saab ka täiesti vabatahtlikult ehk et see ei ole piiratud ainult suunamisega.
ja mis on võib-olla see eripära, on see, et kuna ta oli just politseile ka toetava teenusena välja töötatud, siis näiteks Tallinnas on tugiisik valves 24 tundi ööpäeval. Et ta saaks ka öösel, kui politsei peab kinni, vaatab, et inimene on narkojoobes, aga samas ta ei ole toime pannud mitte midagi sellist, et mis nagu eeldaks tema karistamist, ehk see ainukene tema eksimus seaduse vastu on see, et ta on narkojoobes, siis tegelikult selline isik täna on võimalik üle anda tugiisikule, kes siis, kui see politsei tähelepanu orbiiti sattunud tarvitaja saab kaineks, et siis nad koos saavad otsida kas siis ravikeskust või muud teenust, et kus siis hinnata tema seisundit ja toetada siis teda sellel teel. Meil täna on see teenus Tallinn-Harjumaa jällegi ja Ida-Virumaa. Tänase päeva seisuga oli teenusel 36 inimest. See oli Ida-Virumaal ja kokku meil oli Eestis 250 on juba kuskil vist läbi käinud, aga aktiivselt on kuskil 180 vist või? Aga käivitunud on päris kenasti ja mis mind näiteks nagu väga positiivselt olen ma nagu hästi rahul sellega nagu politsei suhtumisega. Me täna oleme päriselt ka jõudnud nii mõnegi politsei suhtumine ei ole enam seda, et karistada, vaid tegelikult on palju mõistlikum võib-olla see moment toetada, et ta läheks abi järgi edasi, et see on nagu hästi tore, et aitame, ravime, mitte ei karista. Et see nagu aitab lahendada ka seda nõiaringi, et ta pidevalt nagu läheb jälle kinnipidamisasutusse, vahepeal võib-olla põikab raviasutusse, hoolekandeasutusse, siis jälle paneb midagi toime, läheb kinni, et meil on nagu võimalikult varakult võimalik ikkagi inimene abiteenustele suunata. Nüüd kohe varsti lõpetame. Ja ma tean, ma näen. Et ma lihtsalt mainin ära 2 asja veel. Et ma tean, et vaata lõuna vahel seismine on selline kuritegu on ju inimlikkuse vastu, et meil on olemas Tallinnas ka nõustamisprogramm Valik, mis on kanepi tarvitajatele, et ta küll paikneb Tallinnas, aga siin on võimalik teha koostööd ka nende klientide puhul, kes on mujalt ja Valik on siis lühisekkumine, mis koosneb 6 nõustamissessioonist ja on suunatud kanepi tarvitajatele, kellel ei ole veel sõltuvust. Aga selliseid võib olla ka teie kliente, kes on tarvitanud, tal sõltuvust ei ole, aga see kanep ikkagi eriti, kui tal on psüühikahäire, mõjutab tema toimetulekut oluliselt. Seda teenust pakub meil täna Tallinnas selline asutus nagu peaasi.ee. On väga pädevad, oskavad ka teiste vaimse tervise teemadega ka tegeleda, et meil on praegu võimalus ka, kui inimene tuleb esimest korda ise sinna nõustamisele, siis järgnevad teha näiteks Skype'i teel, kui on keegi, kes siis aitab jälgida, et ta nagu tegelikult ka nendel kohtumistel osaleks. Nii et kui teil on klient, kellest te teate, et ta kanepit tarvitab, te võite ühendust võtta, uurida, kas see teenus oleks talle sobiv, isegi siis, kui ta füüsiliselt ei paikne Tallinnas. No loomulikult, ma ei tea, Ida-Virumaalt tulla on väga nagu tülikas, aga uurida tasub ikkagi. Ja lõpetuseks ainult nii palju, et ma vaatan, kas see link meil läheb siin lahti. Leidsin. Nii, et ma näitan, kus need kõik kontaktid on, et nendele asutustele, kes neid erinevaid teenuseid pakuvad. Ja siin meil jooksevad niimoodi järjest, et ma ei tea, kas see saab sealt jälgima. Jah, niimoodi siit jälgima, siit jooksevad kõik need teenused. Kui te vajutate näiteks, võtame siis selle sõltuvusravi. Võtame siis siia niimoodi. Näpud on mul tuimad. Ta ei taha minna. Aga põhimõtteliselt, kui... Paneme siia. Tegelikult peavad mõlemad toimima, aga see on alati nende programmi versioonidega seotud. Ja siin siis hakkavad jooksma kenasti kõik need kontaktid lausa nimeliselt, et kelle poole te peate pöörduma selleks, et uurida, et mis tingimustel täpselt, kas on ravijärjekord, milleks patsient peab valmis olema ja kõikide teenuste kohta on meil siin narko.ee-s need kontaktid olemas. Et siin on muidugi ennekõike riigi poolt rahastatavad teenused. Lisaks on Eestis ka erakliinikuid, et kuhu saab pöörduda, et neid linke siin kõik ei ole. Aga kui teil on küsimus, te võite alati meile ka otse kirjutada, helistada, et siis me aitame teile selle sobiva koha leida. Ja nüüd ma rohkem ei patusta. Kell on juba lõuna, aga tahab keegi küsida midagi? No me oleme lõuna ajal ka siin. Jah, siis küsige. Ma teen nüüd aitäh meie külalistele.